Ma julgeks väita, et kui poleks olemas Mazdat, siis poleks olemas ka BMW Z-seeriat. aastal tuli välja Mazda MX-5. See oli pisike, kompaktne, kerge, tagaveoline ja üsna lihtsa ehitusega auto ja mis peamine, ta oli soodsa hinnaga. Selline mõnus kahekohaline roadster. Ja neid müüdi väga palju, neid toodeti seda esimest põlvkonda üle 430 000 auto. Ja seepeale vaatasid ka teised tootjad, et see turunišš on täiesti katmata ja hakkasid kiiresti oma plaani joonistama. Ja peale seda, kui kahekohaline roadster Z3 näol oli välja tulnud, läksid osad BMW insenerid laua taha ja oma vabast ajast kujundasid sellest välja kupee versiooni, mida siis esitleti 1997 Frankfurdi autonäitusel ja mis ka siis 1998 päriselt ka tootmisse läks. Selle autodisain oli muidugi äärmiselt vastuoluline ja ütleme, rahva seas hakati seda kutsuma nii-öelda kloonikingaks. Kui lahtisid versioone ehk siis Z3 roadsterid toodeti 279 000 eksemplari umbes, mida on päris palju, siis seda kloonina kupeed tehti valmis ainult umbes 17 000 autot. 2002 aastal vahetas Z4 juba siis välja selle varasem Z3. Esitleti ta aastal 2002. Oktoobris läks ta müüki Ameerikas ja siis 2003 aasta alguses Euroopas. Euroopas said siia kapoti alla valida ka 2-liitre rida 4 mootori, aga üldiselt olid ikkagi seal kõik rida 6 mootorid, alates siis 2,2 liitrist ja lõpetades siis 3,2 liitre BMW M-seeria mootoriga. Käigukastidena olid valikus siis 5 manuaal, 6 manuaal, 5 automaat või siis 6 SMG ehk siis robotkast. Ja roadsteritena toodeti Z4 umbes 180 000 eksemplari. Kuigi algselt polnud plaanis Z4-st kupee varianti teha, siis 2005 aasta Frankfurdi autonäitusele pandi ikkagi prototüüp välja või kontseptauto. Ja see tekitas nii suurt huvi ja elevust nii-öelda ajakirjanike seas kui ka muude ostjate seas, nii et see auto läks sisuliselt see kontsept muutmata kujul tootmisse ja 2006 aasta kevadel võisid juba poest tellida. Muidugi, nagu arvata võib, siis kupee variant nii populaarseks ikkagi müüginumbrite poolest ei osutunud võrreldes selle avaversiooniga ning neid toodeti ka umbes 17 000 eksemplari. Kapoti alla siia neid lahjasi mootorid ei pandud, siin olid ainult kas siis 3-liitrine rida 6 mootor või siis juba 3,2 liitrine BMW M-mootor. Aga mida selline Z4 kupee endast siis päriselt kujutab? Kuidas temaga sõita on? Seda uurime tegelikult täpsemalt selle auto omaniku käest. No tere, Noora! Tere, tere! Räägis mulle kohe ära, kuidas jõuab üks kena tütarlaps selleni, et tal on vaja BMW Z4 ja veel kupee varianti. Tead mis, lähme võtame ühe kohvi, saad sina sõita, ma räägin sulle kogu story autos ära. Sobib sulle? Sobib nii küll. Väga hea. Ma niikuinii tahaks sellise autoga päriselt sõita proovida, sest see rida 6, ma olen seda teiste mudelite veel proovinud ja see on ikka ülimalt mõnus. See juhi koht on siin küll väga kompaktne, et ma napilt mahun ära. Aga samas mõnusalt juhi keskne kõik, nii et see mulle väga meeldib selle auto juures. Ja kuna siin linna peal on natuke igav köristada, siis lähme pisut linnast välja, õigemini linna sees, aga üheskus on päris ilus tee, et me sõidame seal. Nii, aga Noora, ikkagi Z4, kust selline asi tuli või siuke otsus või siuke mõte? Taolist autot on just vaja. Kui sa mäletad, siis kui esimesed üritused tulid Stance Estil. See oli ammu aega tagasi. Jah.
2007 aasta olin ma seal üritusel, kuid ma olin E93-ga seal kabrioga, kuid mulle jäi silma Z4 Coupé. Ma ei olnud sellist Eestis näinud ja ma olin nii vaimustas sellest autost, ma lihtsalt passisin seda autot seal. Ma ei näinudki teisi autosid enam. See oli küll niimoodi ära tehtud, et ta oli madalaks lastud, ta oli tehtud siuke nagu lowrideri versioon ja taha oli pandud mingi ulme diffuuser. Minu ettekujutus sellest oli nagu üldse nagu teine, et kui mina peaks selle auto ostma. Ja siis sellel ajal ma vaatasin neid hindasid, vaatasin, et rahakott vist veel ei luba seda autot ja sõitsin oma kabrioga edasi. Aga see kuidagi jäi kogu aeg mul kuklas see. Ehk siis tegelikult sul selline BMW-de ajalugu nagu ulatub päris pikka kaugusse tagasi, et see ei ole su esimene BMW tõenäoliselt. Ei, see ei ole mu esimene. Ma tean, et see ei ole su esimene. Ma ütlen alati, kõik küsivad, miks BMW, siis ma olen öelnud alati, et seda on hea müüa. Kui see on hea varustusega, näiteks ma olen selline, et nüüd tuli mõte, ma müün maha, ma tahan midagi muud. See saab siis kiiremini teoks, kui ma müüks mingit Seati. Mul on ka olnud Seat ja mul on olnud ka Volkswagen, et neid on palju raskem müüa turu peal. Et ongi, et see turg on väiksem kui BMW turg. Aga nüüd tule korra tagasi, tegelikult ega neid ütles, et sa polnud varem näinud Z4 Coupeed. 2017 aastal. 2017, aga ega neid täna ka tegelikult Eestis palju ei ole, Eestis on neid praegu arvel 8 tükki ja minu arust nendest 8 peaks olema kas 2 või 3 tükki manuaali. Ehk siis mina olen üks nendest ja mitte ühelgi ei ole valget värvi just 3.0 SI-d. Tavaliselt on kas must, sinine, hall ja siis üks on vist mingi lillakas ka. Nendega see valge värv töötab siin autol päris hästi. Aga ütleme nii, et palju seda autot remontima või ehitanud pidama, et ma saan aru, et see tegelikult sinu mõte on ikkagi hoida neid täielikult stokis, et mitte tuunida ja ehitada. Minule pigem meeldib ma olen siuke väga originaali nagu inimene, et nagu näiteks ma ei paneks siia alla mingeid näiteks replikavelgi, mida ma saan aru, need on odavamad, hea panna neid alla, kohe saad oma auto visuaali muuta, aga mulle meeldiks see tehnika korda teha ja siis alles minna nagu välimusele. Aga siukest mingit ülevärvi või siukest asja pole pidanud tegema? Ma saan aru, et sa kunagi rääkisid, et tükid saab suhteliselt auto küljest kerge vaeva kätte või üsna nagu legodeks võtta selle? Jah, selle autoga on see, et sa saad selle täiesti legodeks võtta. Sa saad võtta isegi katuse ka küljest ära selle niimoodi plõks ja viia nagu värvi juurde, et kuule värvi ära see. Et selles mõttes, et komplekteerimise saaks teha teises kohas, seda ei peagi värvitöökohas tegema, et see on nagu ülilihtne auto selles mõttes. Ja värvind, ma olen siin esitiivad olen ära värvind, esistange, mis me ostsime M-seeria stange, siis Z4 M-i oma. Ja sellega on veel eraldi teema. Ja taha panime Z4 M-i stange, mida oligi vist laos ainult 6 tükki alles ja siiamaani ei ole veel lattu tulnud. Esistangega oli nii, et me ootasime seda 8 kuud. Olime seal tehase järjekorras, kohe update'isime seda, vaatasime, 19 inimest järjekorras ootavad seda stanget. No okei, neil võib-olla juhtus midagi selle M-iga, et kas ringrajal või midagi, mina tahaksin teha tavalise Z4 3.0 SI ka M-i välimusega. Aga see õnneks see stange tuli, nüüd ma ei olegi vaadanud, et kas neid üldse enam saab, sest see on nagu realiteet, et ei toodeta klassikalistel BMW-del nagu raske leida ja kui sa leiad, siis need maksavad nii ulmelise summaga. Aga nüüd rääkida sellest konkreetsest autost, sellest mootorist, siin on 3-liitrine rida 6 BMW mootor ja 195 kilovatti ehk siis 315 newtonit pöördemomenti. Selle mudeli indeksit ja nimetust ka tead? Mul need BMW omad tahavad sassi. See on N52. N52? Ja. Ja see on üks BMW minust klassikaliselt üks paremaid mootoreid, et see hääl, mis ta teeb, on mõnus, ta on nii elav, ta on nii särtsakas. Ja muidugi see Z4 ise, ta on väga jäik auto. Ja see manuaalkast on ülitäpsete käikudega, et see, kuidas see kang siin liigub, see on ikka nii konkreetne, nii mõnus. Siuke nagu tummine, ma ei tea, mulle meeldib kuidagi see BMW nagu see
manuaal, see nagu läheb nii mõnusalt ja sujuvalt sisse, okei, kui see on nagu korras, ma olen ka sõitnud selliste autodega, millel ei ole hoovastik korras ja tekib mingeid probleeme, et kui sa tahad nagu võtta sellest autost 110%, siis sa pead hoidma seda autot korras. Igatahes jah, siuke mõtlen, see on täiesti ka juhile keskendunud auto ja see on äge, et ta on ikkagi nagu haruldane ja neid ei ole. Ja tõesti sõita on sellega nagu väga kihvt. Et selles mõttes, et päris ägeda valiku teinud. Aga nüüd, kui sa peaks sellest autost nüüd loobuma, mis asemele tuleks? Ma olen mõelnud selle peale, ma arvan, et mulle võib-olla meeldiks Porsche. Olen proovinud, on väga toredad sõita, on tõesti väga toredad sõita. 911 Turbo S 2015 aasta, midagi sellist võiks olla. Ei ole halb valikut. Aga no see auto on nagu selline, see Z4 Coupe, et nagu seda paljudel ei ole ja kui ma linnas ringi vaatan, siis neid nagu Porschesid on igal pool. Nojah, Porsche on juba täna ütleme rahvaauto. Ja ta on nagu rahvaauto. Et mina tõesti ei mäleta, millal mina viimati sellist Z4 nägin, okei, sinuma ma olen mõned korrad varem ikkagi tänava peale kohand ja mõnel üritusel. Aga jah, kihvtilt haruldane, ägeda disainiga ja ütleme nii, et tegelikult sõita on sellega ikkagi nagu väga tore, et kahjuks me oleme linnas sees, siis me siin huliganitsema ei hakka ja selle auto tegelikke võimeid proovile ei pane. Aga ütleme, selle autoga on siis see plaan, et praegu ikkagi hoiaks ja ära ei müü. Praegu ei ole küll plaanis müüa, et pigem nagu hoian ja paljud, kui olen netist lugenud, siis see on siuke nagu kutsutakse nagu ebapopulaarne auto, unrated car, et nagu paljudel ei meeldi see, ma ütlen ausalt, et ta nagu tuletab mulle meelde nagu on E63, tead see 6. seeria oma, see oleks nagu selle auto nagu laps. Eks see 6. seeria oleks nagu isa, kui sa vaatad eest, siis see oleks nagu laps, on ju. Aga kui nüüd võrdleme tegelikult Z3 Coupe'ga, siis see auto näeb ikkagi väga palju ilusam ja pehmem ja viisakam välja. Kuigi see Z3 Coupe on täna vist isegi hinnas kohad võib-olla nõksa kallim. Aga ei, minu meelest oled sa väga ägeda valiku teinud ja mina loodan ka, et seda maha ei müü, sest et seda autot on ikkagi tore üritustel näha. Mis veel, mis üks küsimus jäi vahele, millele ma tahtsin vastata, et mis ma siin teinud olen auto juures. Et kui ma selle auto tõin, siis see oli sõitnud 207 000, praegu on juba 237 ees, ehk siis ma olen juba 30 000 kilomeetrit sõitnud selle autoga ja ma sõidan sellega nagu igapäevaselt, kui on nagu soe ilm mulle nagu liikluses isegi nagu ma räägin, et manuaalkastiga muidugi ummikutes igapäevaselt on tülikas. Jah, jama sõita, aga ei, ma ei tea, mulle meeldib see auto, kuidas ta käitub. Need käigud lähevad nii tummiselt, mõnusalt sisse, et nii alguses siis, kui ma tõin selle auto, siis siuke tehniline kontroll, mis lekib, muidugi klapikambri kaane tihend lekkis seal, mitte nagu hullult, aga ma olen siuke nagu, minu viga on see, et ma olen perfektsionist ja mulle meeldib, kui see auto on nagu korras, muidugi ma ei saa alati seda uueväärseks teha, on ju. Et alguses likvideerisime siis lekked ära, karteri tihend lekkis nagu ikka nendel, on ju. Siis mis oli äge case, ma tõin selle, ma võin rääkida ka algusest, kui ma tõin selle Hollandist. Ma läksin üksi lennukiga Hollandisse järgi selle autole ja siis sõitsin sellega üksi tagasi niimoodi, et ma sõitsin Hollandi väikelinnast Hamburgi oma õe juurde ja Hamburgist hakkasin hommiku vara kell 6:30 sõitma Tartu poole. Ja siis vahepeatused ikka teed bensujaamas. Ja kes tulid juurde, olid nagu siuksed vanemad meesterahvad. Ma ütleks, et mingi julgelt 65+. Oi, what a nice car. Mis auto see on, mis mootorissa, me pole siukest näinud, et kus sa tõid selle üksi sõidad ja niimoodi kohe hakkasid uurima, et see oli ka nagu äge. Ja tegelikult iga vana autoga, kui sa tood, siis on mingi jama. Mis sa arvad, mis seekord siis juhtuda võis? Ma ei tea, ma pakuks jahutusvedelik läks kuskile jalutama. Ei, õnneks seda ei olnud, ma veel sain edasi ilusti sõita. Tegelikult oli see, et ma ei tea, kas sa Poola kiirteedel oled sõitnud? Kunagi ammu. Nad on sellised, et kui sul on auto ülijäik, siin on nagu madaldusvedrud all ja väga jäigad nagu amordid ja siis kuidagi nagu see auto oli nagu nii jäik ja kogu aeg on ju seal tee peal. Ja siis järsku käis liter ja siis tagaots hakkas nagu hüppama järsku niimoodi, nagu päris palju. Mõtlesin, et see ei ole nagu normaalne. Ja jäin seisma ja ma tegin pagassi lahti ja ma vaatasin, tagumine amort on toas. Oi.
nagu juhipoolne tagumine amort on toas ja see nagu oligi sealt oli sealt polstrist väljas. Ma olin nagu, mis asja, okei. Küll ma ära sõidan, ma vaatasin tonna veel sõita. Ma mõtlesin, et okei, läheb põnevaks. Davai on ju. Siis sõitsin koju ära ja siis, kui me hakkasime seda lahti võtma, siis tuli välja, et see amort oli pandud niimoodi kokku, et on amorti püstak, siis on see kauss seal ja kausi all tegelikult on ka siuke pisikene taldrik, mis toetab seda ja seda taldrikut ei olnud pandud sinna. Ja sellepärast ta tuligi läbi selle polstri, et ma mõtlen, et niisama ei tohiks juhtuda, kui just pole meeletult roostes auto ja selle auto puhul seda nagu... Aga see oli praegu üldse mehaanika viga on ju, et unustati panemata. Aga huvitav küll nagu miks. Aga suures plaanis peab ennast ikka viisakalt ülal. Mina olen alati soovitanud, ostke bensukas. Ostke bensumootoriga. Ma ütlen ausalt, ma olen esimese remondi 2022, kui ma selle auto tõin, tegin lekked ära. Ma ei mäleta, minu arust ma isegi pukse ei ole teinud, sest sild oli korras, see ei ole roostes, see ongi ainult sõidetud suve hooaegadel. Ja siis see amordi teema on ja amort oli terve. Amort katki on läinud. Ma selles mõttes sõitsin nagu vaikselt, ma ei andnud seal piitsa on ju tee peal. Et see oli korras, me panime selle taldriku sinna ilusti tasemele. Ma mõtlen, mis me veel oleme teinud. Viimane suur asi, mis oli nüüd, oli esimene tuli. Ja esimene tuli, sellega juhtus niimoodi, et enne mingit autoshow'd, ma mäletan, ma vaatasin nagu, läksin Ulme Shine'i kinni juurde, ütlesin, et see tuli on uduseks läinud. Ainult üks tuli on uduseks läinud. Et mis seal olla võiks? Ken ütleb, ei, no ma ei tea, et pealt on läinud see, et võib-olla ennem on poleeritud ja nüüd on kuidagi läinud see tuhmiks ära. Ma ütlesin, et okei. Võtsime selle tule lahti ja mis välja tuli? Pirn oli kukkunud, see pisike pirn, mis on nende Angel Eyes'ide pirn, oli kukkunud sinna plastiku peale ja ta oli kärsatanud seda plastikut niimoodi, et ta oli seest uduseks läinud. Siis mõtlesin, et okei, seda taastada ei saa. Oleks vaja osta uus tuli. Ja mis sa arvad? Leida on jälle palju õnne. Ja mis sa arvad, kui palju uus tuli maksab? Ja see on veel selline tuli, mis on kroomseest ja nagu 2004 aasta kabriode tuli, mis on seest nagu musta plastikuga. Neid on palju müügis, neid sa võid osta, aga otsi selline kroom. Mis sa arvad, palju see maksis see tuli? Kabriod tehti palju, see on tükkega palju saada, aga sellel ma pakuks 1500 eurot ikka äkki. Leti hind oli 1800 eurot. No, siis isegi väga mööda ei pannud. Ja. Aga mu viimane küsimus. Minul oleks selle auto igapäevaselt üsna raske sõita. Sest et natuke see meelitab sind vajutama. Palju sa trahve oled saanud? Trahve, kusjuures ma selle autoga ei ole saanud. Okei, jaa, kiiruskaamerasse, ühte kiiruskaamerasse ma olen sõitnud. Ja siis oli võib-olla mingi, ma ei tea, sümboolne 3 kilomeetrit üle. Siis suudad ilusti käituda ja sõita seal, kus tohib. Jah, eks viis aitab ka kaasa. Igatahes mina kiidan valikut ja tänan, et sa mind siia rooli taha lubasid. Ja ma loodan, et ta käitub sul nagu hästi ja peab ennast hästi ülal, nii et me näeme veel mitu aastat sind erinevatel autoüritustel. No kindlasti, kui auto veel alles on. No, miks ta peaks? Aga kuidas sa ise tunned siin roolis ennast? Kuidas see nagu tool on? Sest paljud võib-olla suuremad meesterahvad, kui istuvad see sisse, ütlevad nagu jube kitsas on, et poob kuidagi. Kuidas sa ise tunned? No, ütleme, minu pikkusele pisut on auto seest võib-olla natuke kitsas, aga see iste on mõnusalt ümber, need isped on tõesti head. Ja see rool on hästi mõnus käepärane, siuke täpselt püsib, et ütleme, kui minna nüüd kiiresti sõitma, siis väga muretsema ei pea, et selle autoga hakkama ei saaks. Aga mulle meeldib see, et on kuidagi kompaktne, sest mul pea ei ole laia, siis pearuumi nii palju tegelikult. Ja kusjuures disainer tegigi niimoodi, et seda kutsutakse mullikatuseks. Et siin peakohad oleks, et inimestel oleks ruumi siin, et see on spetsiaalselt tehtud sellise imeliku katusega. Ruumikusega on hästi, et siukest külgsuunas on kõik okei. Aga jah, et siuke, kuna ma olen pikkade jalgadega, siis see jalaruumi võib-olla natuke see napib, et siuke pikalt järvevana ummikus selle manuaalkastiga võib-olla natuke see oleks keeruline. Aga suures plaanis on kuidagi kihvt. Mulle meeldib siuke auto, millel on see pikk nina ja siuke lühike tagavad, siis istud kuskil tagatelje peal, et see on nagu äge ja muidugi see 3 rida 6 BM-i oma mulle nagu alati meeldinud, et üks väga mõnus agregaat.
Aga üks asi, mis siin autol veel on, kui sa vaatasid tagant, siis ta ei ole ju originaal. Siin on pandud teine väljalase. Torud ma vaatasin ka, tundusid, et ei ole nagu päris poest, et see neli otsikut. 3.0 SI-le tegelikult pandi ainult ühte poole, on ju sumpad nagu tavaliselt 3.0 bensukatel on, aga siia on pandud siis Eisenmanni väljalase. Sellepärast hääl ongi nii palju mõnus. Jah, siuke mõnus hääl. Ja mis üks asi veel, mis ma tahtsin rääkida, on siia autole. Ma alguses, kui sa ostad auto, siis sa mõtled, et mis jubineid siia küll saab külge panna, ega mina ei teadnud setist nagu mitte midagi, ütleme ausalt. See ei olnud üldse minu algne valik ju ammu, kui ma nägin seda nagu Cabrio, siis see ei olnud üldse nagu minu maitse. Aga siis, kui ma selle auto sain, siis mul nüüd sõber, kellel oli see Z4, mis mul Säädsestil silma jäi, tema küsis esimese asjana minu käest, Noora, kuule, kas sul aerolaiendid on või? Siis mingi, mis asja, mis see veel on? Mis asja, sa ei tea, mis aerolaiendid on? Setil peavad nad olema. Ma ütlesin, sul olid või? Ta ütles, et ei, ma ei leidnud neid mitte kuskil. Ja see on üks defitsiit, mida mina nagu otsisin igalt poolt. Siis ma leidsin Saksast kuskilt need küljelaiendid ja need olid müügis 2000 euriga. Ja see inimene, saad aru, ei saada postiga. Siis oli niimoodi. Ise kohale järgi minema. Jep, ja ta ei saada postiga sellepärast, et võivad katki minna. Nii, kuna minu mehe vend elab Saksamaal, me pidime seda ära kasutama. Ta sõitis 300 kilomeetrit sinna, võttis need laiendid peale ja saatis ise postiga. Nii et need laiendid ma sain ka sinna, et see annab autole nii palju juurde ja ma olen nagu nii rahul. Plus veel see tiib, mis seal taga on, ei ole ka originaalis. See on tegelikult Hamanni tiib. Ja neid oli ka laos viimased eksemplaarid, et õnneks saime need ka. Et palju sellised põnevaid tükke, siis tuleb loota, et nendega midagi kunagi juhtu. Jep. Nii palju maksavad. Loodame. Nii, aga mina tänan selle sõidu eest. See auto on äge ja mulle meeldib, et see on siia toodud, rikastab siin kohalikku kultuuri, et selle asja eest nii kenasti hoolitsed. Et aitäh sul, Noora. Palun.